16. septembril avaldas RMK loodusblogis elurikkus ja seire spetsialist Margus Pensa loo, kuidas Lendorov keset kibekiiret tööaega Viking Moodumi harvesterjuhile end ilmutas, nagu hall mardus. Haavapuust välja vupsanud Lendorav pani kogu piirkonna raieplaanid ootele. Veidi hiljem küll ütles aga Pensa ajalehele Põhjarannik, et selleks ajaks, kui Lendorav välja ilmus, oli raie peaaegu lõpetatud. Eesti metsa abiks liikumist aga meedias ilmunud RMK sangarlikud seletused ei rahuldanud ning teinud meedias avaldatud info põhjal selgeks, kus eraldisel RMK Lendoravat nägi, korraldati kontrollretk Lendorava leiupaika. Siin ma siis nüüd olen, siin Narva jõe lähedal, selles kohas, kus siis harvester, RMK harvester nägi, harvesteri juht nägi Lendoravat, mis hüppanud harvesteri peale ja RMK peatanud raie. Ja kahjuks pean ütlema, et Lendorava elupaika ei suudetud kuidagi viisi päästa, sest Lendorav ei ela isoleeritud puudes alus, kus ümberringi on lageraie. See puu, mille otsas see Lendorav elas, see nüüd paistab sealt, kes oskab vaadata, see näeb. Ja kui ma siit metsast nüüd välja tulin, siis on näha, et ümberringi on tõesti kõik laastatud. Aga selle eest on meil siin nüüd tee ääres toodud palgivirnad. Ja see on selline hea mõnus Lendorava puu, mis on kätte saadud sellest toredast metsast. Näete, ja väidate, et mets on hävitatud. See pole tõsi, mets on moondatud niisugusteks palkideks. Ja siitpoolt filmidest tundub, et see kõik on hästi tore mets. Aga kui me siia kõrvale natukene vaatame, siis me näeme, et me oleme tegelikult lageraie langil. Mets on tegelikult ära laastatud. Siia poole sel Lendoraval ei saaks kuidagi asja olla. Lendoravad ei ole nagu linnud, kes lendavad üle lageraie langi, vaid ikkagi ainult hüppavad puult puule. Ma saan aru, et RMK nagu peatas selle raie siin, aga kuidagi nii õnnetult, et see raie ümbritseb seda pesapuud. Näete, me jõudsime nüüd siia nagu teisele poole. Ja see on nüüd nagu teine lageraie lank, mis on selle esimese lageraie langi kõrval. Ehk siis võib öelda, et harvester peatas oma töö täpselt niimoodi, et ega Lendorava elupaik on täielikult hävitatud. Keskkonnaametile teada oleva info järgi märkas Viking Moodumi harvesterjuht Lendoravat 11. septembri õhtul ja teavitas oma tööjuhti. 12. septembril liikus info RMK töötaja Margus Pensa kaudu Lendorava eksperdist Keskkonnaameti töötajale Udo Timmile. Ala ülevaatamisel leiti Lendorava vanemaid väljaheiteid murdunud haavatüüka kõdukihis. Keskkonnaametit teavitavas kirjas öeldi, et RMK peatas sel ja naaberkvartalil kõik raied, kuid kahjuks olid raietööd selleks ajaks jõudnud juba lõppjärku. Langil oli püsti vaid säilikpuud ja puuderiba, kus Lendoravat nähti. Kirja saatnud Margus Pensa hinnangul isolatsiooni Lendorav ilmselt ei jäänud. Ühtlasi palus RMK esindaja hinnata sobiva elupaiga olemasolu ning harvendusraiete lubatavust eraldisel, kus on kehtivad raieload, kuid mis on männi enamusega puistud. Margus Pensa enda subjektiivsel hinnangul ei ole need Lendoravale eluks sobilikud. Ütles ta nii. Lähedale jääb 2 nooremat eraldist, kuhu raiet ei olnud plaanitudki. Nende naabruses on väärtuslikud metsad, mis on majandamisest väljas. Ja sealt edasi samuti Lendoravale sobivad metsad, mis on küll majandusmetsad. Nüüd on Keskkonnaameti otsustada, kuidas me seal riigimetsas edasi majandada saame. Siinkohal Eesti Metsa abiks meenutab,
et lendorav on Eesti metsade üks imelisemaid imetajaid, kes liugleb puult puule, suutes läbida lenneldes mõnikümmend meetrit. Liuglemiseks kasutab ta oma nahavolti, mille lennu ajal pingule tõmbab. Lendorav on ka esimese kaitsekategooria liik, kelle peamised elupaigad on Ida-Eesti vanades segametsades, mida pidevalt hävitatakse lageraiega. Lendoravast on saanud Eestis väljasurev liik ja Eesti jätkusuutmatu metsanduse sümbol. Tegevuskava lendorava kaitse korraldamiseks 2008 Udo Timm. Lendorav elab pea kogu oma elu puu otsas, tulles maapinnale vaid äärmise vajaduse korral. Suurema osa oma elust veedab lendorav pesas. Öise eluviisiga loom tukub päeval pesas, kuuldes kõike ja jäädes puuõõnesse ka siis, kui pesapuud saetakse. Mõned loomad hüppavad ehmatusega välja, jooksevad ülespoole ja jäävad liikumatult paigale. Metsaraiega kaovad raieküpsed ja metsanduse seisukohalt üleseisnud sega- ja lehtmetsad, kus esineb õõnsaid puid, mida lendorav kasutab pesapaikadena. Ka sanitaarraie korral võetakse maha just vanad õõnsad puud, mis on potentsiaalsed lendorava pesapaigad. Kuni tänapäevani avastatakse lendoravate pesi paljudel juhtudel just alles siis, kui pesapuu on maha raiutud. Lendorav on võimeline elama pikka aega ka metsas, kus on vähe talle sobivaid õõnsusi. Aga raietööd ka sellistes kohtades panevad loomad raskesse olukorda ning uute elupaikade otsingul loomad enamasti hukkuvad. Et lendoravaid kaitsta, tuleks vähendada nende elupaikade raiumist. Et vältida sugulusristumist, peavad nad saama laiemalt liikuda, aga nad ei saa seda teha, kui nende elupaigad on killustunud. Selleks on vaja luua ühenduskoridore, kas või ribadena metsa või vähemalt võsa, sest lendoravad väldivad lagedat ala. Lendoravale sobivaks elupaigaks on üle 50-aastaste haabadega segametsad, kus metsa koosseisus peab olema vähemalt kuusk. Pesapaiga ümbrus peab tagama turvalise liikumise ning piisavalt toitu. Ümbritsevas metsas peab esinema piisavalt teisi õõnsaid puid, mida kasutada ajutise varjekohana või asenduspesana. Oluline on ka teiste lehtpuude olemasolu.